No tere, Ardo Rann! Tervist! Eesti muusikapäevadel tuleb sinu poolt ettekandmisele midagi üsna suurt, kui nii öelda võib, üsna kujundliku pealkirjaga. Ütle sina see. Käidi ja külvati varjude seemneid, sest valgus hakkas võrsuma. Ja mida see pikk pealkiri siis enda taga õieti peidab? See on üks Artur Alliksaare luuletuse pealkiri. Ja no, ma pean sissejuhatuseks ütlema, et muusikast on väga raske rääkida, minul vähemalt. Et kõige parem on see, et inimene tuleb kohale, kuulab ja vastus ongi käes. Aga kui ma üritan natuke seda tausta võib-olla lahti rääkida, et paar aastat tagasi mul tuli selline kinnis mõte teha umbes tunniajane kammerooper, mis räägiks ööst. Et öö on iga inimese jaoks väga individuaalne mõiste, et öö võib tähendada mida iganes. Ja siis ma hakkasin otsima tekste ja koos lavastaja Liis Kollega leidsime siis Artur Alliksaare luuletused, mis räägivad ööst väga erinevate nurkade alt. Väga poeetilised ja väga kõlalised luuletused. Ja see käivitas selle protsessi, nii et ma kirjutasin siis tunniajase heliteose, mida kannab ette üksus ansambel ja 2 solisti. Ja kõigele lisaks oleme mõelnud lavastajaga nii, et see on muusikaline valgusteater. Ehk teisisõnu, väga oluline on selles lavastuses valgus või siis selle puudumine. Varjud, varjundid, pooltoonid. Nagu öö on selline just valguse puudumise poolest nagu oluline. Nii et ma ootan põnevusega, mida lavastaja ja valguskunstnik Oliver Kulpsoo veel sinna juurde lisavad. Et seda veel ei ole. Kui kaugel siis asjad sinu arvates praegu on, et 9. aprillil jõuab teos juba esiettekandele, et kas sa juba praegu oled rahul või veel on palju tööd teha? No, hetkeseis on see, et partituur on valmis, partiid on valmis, muusikutega on natukene juba harjutatud, aga ütleme, kõik see lavastuslik pool on veel ees. Ja see lugu tuleb esiettekandele väga huvitavas kohas Viimsi Black Box stuudios, kus ei ole varem avalikku ettekannet toimunud. Nii et see on meile kõigile, ka Viimsi Black Boxi omanikele selline uudne kogemus. Sinna ehitatakse spetsiaalne tribüün, lava, valgussüsteemid, helisüsteemid, põhimõtteliselt nagu ma ei tea, nagu filmivõtete jaoks ehitatakse see paviljon üles nende 2 etenduse jaoks. Nii et see kõik on ees ja see kõik on veel väga põnev ja täis kindlasti ootamatus ja üllatusi, pluss lavastuslik külg, pluss valguskujunduslik külg ja kuidas see kõik lõpuks kõik aspektid kokku saavad, seda ma ootan väga suure huviga. Aga räägi veel natuke võib-olla sellisest terviku moodustamisest, et kuidas tekkisid need inimesed sinu ümber, et kuidas kõik hakkas sellisest võib-olla tehnilisemast poolest kujunema? Lavastaja Liis Kolle kutsus mind ja tšellist Leho Karinit Berliini esinema. Tema vahendusel me käisime ühte minu lugu mängimas ühel festivalil Berliini Hauptbahnhofis. Ja pärast istusime kohvikus ja meil oli väga hea tunne, et kuidagi see koostöö sujus, et äkki võiks kunagi veel midagi teha. Ja kuna Leho Karin on sellise muusikakollektiivi nagu üksus, ensemble, kunstiline juht, siis tekkiski mõte, et võiksin kirjutada juba suuremale koosseisule midagi. Ja siis läks mitu aastat mööda, see idee laagerdus kuskil. Ja kui ma järsku taipasin, et ma tahan seda ööteemalist lugu kirjutada, siis oli kohe varnast võtta see kohtumisel tekkinud mõte. Ja oli väga selge, et ma tahaksin teha just seda üksusensembliga, ma tahaks, et seda lavastaks Liis Kolle ja et ideaalis see võiks olla ka Eesti muusikapäevade raames ette kantud. Aga ja lisaks siis, kuidas tuli valguskujundaja meeskonda, ma nägin, vist oli Draamafestivalil oli üks Pessoa luulekava, kus oli laulu, näitlemist, luule esitamist ja valguskujundust. Ja ma vaatasin suu lahti, et kes selle valguskujunduse on teinud. Seal oli väga lahedaid leide. Ma ei ole Eestis varem näinud sellist, et nii nutikalt valgust ja heli omavahel sümbioosi viiakse. Ja siis see nimi selgus, üsna ruttus oli Oliver Kulpsoo, kes siis tol hetkel töötas veel Von Krahli teatris.
ja ma rääkisin ka Oliveriga ja Oliver ütles, et väga hea meelega ta liitub ja annab oma panuse, et kes siis veel ja kostüümikunstnik on Reili Evart, tema tuli meeskonda vist kõige viimasena ja helirežissöör on Tammo Sumera, nii et tema töö on ka veel kõik ees. Kui nüüd natukene võib-olla laiemalt vaadata, et kui nõudlik sa ise oled oma heliteoste suhtes interpreetide osas, et mida sa nendelt ootad? Jah, no ma kirjutan väga erinevat muusikat ja ütleme leivatööks ma ikkagi teen palju teatri- ja filmimuusikat ja seal reeglina ei ole ikkagi see professionaalne tase võib-olla nii kõrge või nii oluline, et seal on mingid muud aspektid olulised, et tihtipeale mängin ise lugusid sisse või teen helindeid või käin looduses lindistamas ja monteerin arvutis kokku asju. Kui on vaja, siis loomulikult kasutan pillimehi ja väga häid pillimehi, mida on Eestis väga palju. Aga ütleme, antud projekti puhul ma küll eeldan, et see kvaliteet võiks ja peaks olema ikkagi väga kõrge. Ja kindlasti ta seda on, sellepärast, et üksusensemblis mängivad Eesti tippinterpreedid ja laulavad Daniel Kirikal ja Jaanika Kilgi, kes on ka Vox Clamantise lauljad, nii et ma usun küll, et see kvaliteet on tagatud. Et ma hüppaksin nüüd veel korraks ajas väheke tagasi ka, et sinu ampluaa on väga-väga lai, et oled nii mõnegi loomingulise asjaga kokku puutunud, et kuidas sina üldse muusika juurde jõudsid? Ma jõudsin niimoodi, et kui ma olin 6-aastane, siis ema küsis mu käest, et kas sa ei tahaks minna muusikakeskkooli. Ja mina ütlesin, ja tahan. Ja siis ta viis mind käe kõrval siia samma, siin oli vist Suvorovi puiesti selle nimi, ettevalmistuskursustele või ettevalmistusklassi, kus ma siis lasteaia kõrvalt käisin ja siis toimusid eksamid muusikakeskkooli, nii et tegelikult juba 7-aastaselt see karjäär nii-öelda jutumärkides sai alguse. Ja 11 aastat ma õppisin, ma mängisin klarnetit ja päris hästi. Aga siis kuskil teismeeas mul tekkis väga tugev tunne, et minust saab hoopis näitleja. Ja siis sa otsustasid minna lavakasse. Just, ja väga paljudele muusikutele võib-olla ehmatuseks ja üllatuseks tegin selle kannapöörde. Läksin lavakasse, sain sisse 17. lendu, Kalli Komissarovi viimane lavakakursus ja lõpetasin ka selle. Ja töötasin pärast seda 7 aastat professionaalse näitlejana, nii Rakvere teatris kui Draamateatris. Aga sujuvalt samaaegselt mult hakati tellima väga palju muusikalisi kujundusi. Et sellega ma olen tegelenud nüüd juba täpselt 20 aastat. Et täpselt 96. aasta kevadel tegin esimese muusikalise kujunduse. Ja see on kuidagi nii loomulik, et kui sa oled muusikat õppinud ja töötad teatris, siis sind ikka nagu kuidas ma ütlen, sult palutakse, et aita, tee. Ja võib-olla see ongi minu tee, et need 2 maailma omavahel kokku viia või et olla nende 2 maailma sellisel kokkupuute punktil. Ja siis mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et sellest ei piisa, et ma tahan tegelikult õppida ka komponeerima ja ma tahan olla helilooja. Ja see tee on olnud väga pikk ja keeruline. Ja siis ma läksin Muusikaakadeemiasse magistrantuuri ja Helena Tulve käe all tegin siis magistri ära ja nüüd julgen küll öelda enda kohta helilooja, aga see kõik on väga palju hiljem minuni jõudnud kui enamus mu kolleegidele, kes juba üsna varases nooruses on ära tunnetanud oma tee. Nii et see on üks väga käänuline rada olnud, aga ma arvan, et see on tore, et teater on mulle õpetanud inimeseks olemist ja muusika on avanud metafüüsilised väljad, nii et need mõlemad aspektid täiendavad nagu teineteist. Ja kas see teos, mis Eesti muusikapäevadel ettekandmisele tuleb, kas see on ka selline oma ette sümbioos, et kus sa saadki ühendada oma sellise helilooja poole, ka teatri? Jah, selles mõttes küll, et ta on muusikateater ja mind on muusikateater alati huvitanud ja huvitab ka edaspidi ilmselt, et see on selline eksperiment, katsetus. Ütleme, kui ma sõnateatris oleksin teinud midagi sellist, siis ma ei oleks võib-olla nii palju näinud vaeva noodistamisega, kuna nüüd on tegemist ikkagi esiettekandega ja nüüdismuusika teosega, nüüdismuusika festivaliga, siis pidasin väga oluliseks, et iga viimane kui noot on paberil kirjas.
et see on võib-olla see vahe, mis siis eristab teda, ütleme, sellisest sõnateatris tehtavast projektist, kus tihtipeale nooti ei olegi. ja nüüd praegu sa oled Tallinnas, sa käid tegemas seoses selle teosega siis proove, aga tegelikult oled sa üldse Tartus, et kas Tartu natuke kitsaks ei jää võrreldes Tallinnaga? Ohoh, ei jää, Tartu on väga tore koht ja see on täitsa omaette jutt, et ma ei tea, kas ma jõuan seda kõik ära rääkida, aga minu jaoks on oluline, et ma elan Eestis. Eesti on nii väike, et ei ole vahet, kus punktis sa elad. Ma soovitan igale põlisele tallinlasele, nagu ka mina olen, proovida elu väljaspool Tallinnat. Et siis sa näed seda Eesti elu nagu päriselt. Et Tallinn on väga lahe linn, aga ta ei anna kogu pilti. No väga tore igatahes, et sa oled otsustanud ennast Tallinnasse tuulutama tulla ja kannatamatult jääme ootama 9. aprilli. Aitäh sulle! Aitäh!